Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Tere, mina olen Eiki Nestor. Ja tavapäraselt kuulate te siin linnajutte, aga sellel korral on meil erisaade presidendi jutud. Head kuulamist siis. Ja tänases eriväljaandes presidendi jutud on minuga Eiki Nestor, kes on, ma ei teagi, mitme presidendi valimise protsessi juures oled olnud? Lennart Meri esimest korda valiti, siis ma olin erakonna nimekirjas kandideeriv tulevane Riigikogu liige ja jälgisin vaimustusega, kuidas 15-aastane Jarno Laur juhatas presidendikandidaatide debatti. Jarno on täna vallavanem meil, eks ole. Nii et selles ma ei olnud, aga kui Lennart Meri teist korda valiti presidendiks, siis mul oli au olla Riigikogu fraktsioonide delegatsiooni liige, kes ees Kadriorus Lennart Merile seda ettepanekut tegemas. Ja tookord ka, kuna seal fraktsioonide arutelul olin mina niisugune Lennart Meri kriitik mõnes mõttes, siis mul oli au ka see ettepanek sisustada sisuga. Ühesõnaga ettepaneku tegi Koonderakonna fraktsiooni juht Enno Tamm. Ja mina siis tegin Lennartile mõned ettepanekud teiseks presidentuuriks. Ta kirjutas need märkused kõik üles ja hiljem ka täitis muuses neid. See on kõik õige. Näiteks selline lihtne asi, et parlamentaarsetele riikidele on kombeks, et sügisistungjärk algab riigipea kohalviibimisega ja väikese kõnega siis. 7. Riigikogu ajal seda kommet president Meril ei olnud. Järgmise Riigikogu ajal ja sealt edasi on see komme jäänud. Nii et sellised lihtsad nüansid, mis olid seotud pigem Eesti kui parlamentaarse riigi ja Riigikogu ja presidendi suhetega. Järgmistel presidendivalimistel ma olin valitsuse liige, eriti kaasa lüüa ei saanud, jälgisin seda kõrvalt. Ja siis järgmistel valimistel olin ma naha ja karbadega köögis siis. See oli siis, kui Ilvest esimest korda valiti? Ilvest esimest korda valiti. See oli, algus oli siis selline, et oli mul üks hea mõttekaaslane ühest teisest erakonnast, Rain Rosimannus, ja meil oli tekkinud mõlemal idee, et kas on üleüldse teoreetiliselt võimalik, et põhiseaduse ilus paragrahv, et 68 häälega Riigikogus saab president valitud, et kas seda on üleüldse võimalik täita. Ja siis me alustasime erakondade koostööd Riigikogus. Kokkukutse oli üks Riigikogu aseesimestest. Kohale ei tulnud Rahvaliit, kes teatas, et neil on oma presidendikandidaat olemas, ehk Arnold Rüütel. Ülejäänud erakonnad tulid esimesele kohtumisele. Seal ei räägitud mitte ühestki nimest, vaid me rääkisime sellest, kuidas selle ühise kandidaadini jõuda. Lõime mehhanismi, et kõik erakonnad oleks kaasatud. See oli ka natuke mõtlemist, kuidas seda teha. Järgmisele koosolekule või ülejärgmisele ei tulnud enam Keskerakond, kellele oli saanud asi selgeks, mis seal toimuma hakkab. Et millega see kõik lõpeb? Ja millega see ka kõik lõpeb. Nii et ülejäänud 4 erakonda, siis Isamaa ja Res Publica olid ju 2 eraldi erakonda, Reformierakond ja meie, siis alustasime sellist ühise kandidaadi otsingut. Aga te ju tõestasite, et ei saa 68 kokku. Jah, selle ühise kandidaadi me leidsime, aga 68 me ei saanud. Nii et see katse ebaõnnestus siis selles mõttes. Küll aga oli see valijameeste kogu oli üks niisugune omaette kool sellel ajal, sest ka siis need 4 erakonda, kes olid nagu Ilvese taga, siis nad ei olnud kõik ühel pool rindejoont riigis. Ja see oli kaunis tõsine igapäevane tegevus valijameeste motiveerimine.
motiveerimist ei saakski nimetada, aga noh, näiteks selline tüüpolukord, et kuskil vallas oli siis ülekaal nendel 4 erakonnal vallavolikogus meeletu, aga Rahvaliit kuulus koalitsiooni ja valijameheks sai vähemuses tegelikult oleva Rahvaliidu volikogu esimeseks. Ja siis, kui mina küsisin Res Publica inimese käelt, et no kuule, kas tõesti ei saa siis nagu korraks öelda, et kuulge, et vallavõim jääb samasuguseks, see oli meil kokkulepe, et kuskil seetõttu koalitsioonid ei muutu valijameeste valimistega. Siis tuli välja, et ei saa, et lihtsalt inimesed ei võta seda riski. Ja no hiljem teine valimine läks kuidagi Ilvesel kuidagi ladusamalt. See oli esimene kord, kui mina sain presidenti valida. Kohe pärast seda, kui ma Riigikokku olin saanud 2011. No ja 2016 oli ikkagi kohutav fiasko minu meelest Riigikogule. Selles mõttes, et no hea oli sellel aastal võrrelda, et kui oli niisugune taganuutmine, et vaat kus oli ikka, et nad peaks ikka olema presidendikandidaat ja nad peavad debateerima ja siis me saame küsida ja nemad peavad vastama ja siis oli ilus terve suvi, ka minu suvi läks selle peale, käisime kõik grupi tublide Eesti poliitikutega mööda Eestit ringi, jagasime intervjuusid. Et kes ei tea, et Eiki oli siis ise kandidaat. Ja sõber Mart Laar pärast küsis mu käest umbes 20. augusti paiku, noh, oled enda kohta palju uut teada saanud. Niisuguse väikse hea muigega. Ja nagu näete, sellest presidendikampaaniast tuli siis 0 presidenti, et keegi ei pääsenud sinna ligi lähedalegi. Ma mõtlesingi küsida, et kuna presidenti valitakse ju piisavalt harva Eesti Vabariigis, et kodanik hästi ei mäleta seda, et mismoodi see eelmine kord läks, rääkimata üle-eelmisest korrast ja nii edasi. Ja tihti ma praegu ka vaatan, kuidas inimesed kommenteerivad ja siis ütlevad, enne kuulmatu, kuidas nüüd niimoodi on ja kuidas selline asi on ja nii edasi. Aga et kui sa võrdled nüüd kõikide varasemate kogemustega, et kuidas selle korra protsess, mis on sarnast, mis on eripärast? Ma ütleks niimoodi, et minu meelest niisugune muudatus siiski toimus. Muudatus toimus pärast seda, kui valijameeste kogu läbi kukkus. Et see, kui see oli laupäevasel päeval ja kui ma esmaspäevaks vanemate kogu kokku kutsusin ja tekkis niisugune kollektiivne arutelu, et nüüd lisaks sellele, et Riigikogu on läbi kukkunud, on ka veel valijameeste kogu läbi kukkunud, et kuulge, et lõpetame nüüd oma tüüpide upitamise, et hakkaks leidma kedagi, kelle poolt me oleme nõus olema. See oli selline, ütleme nüüd, fraktsiooni juhid olid ootamatult üksmeelsed selles vajaduses. Ja nagu me nägime, siis nüüd Alar Karise valimine toimuski selles vaimus, et saadi aru, et see ühine kandidaat on vaja ikka leida, et midagi teha ei ole. Et seal valijameeste kogus tegelikult midagi paremat ei tule. Just, eriti ei tule. Ja lõpuks on ju jõuame samasse seisu tagasi, eks. Ja valijameeste kogu läks ju lõhki seetõttu, et üks erakond läks lõhki ja osad protestijad siis erakonna juhi tegevuse vastu jätsid hääletamata. Ja ausalt ikka väga nigel tunne oli seda koosolekut juhatada seal päev läbi Eesti rahva ees ja siis mõelda, et nüüd see kõik kukub läbi, et mis me nüüd edasi teeme. Ja minu meelest see murang ikka toimus, et ka nüüd ju selle aasta eripära on see muidugi kõige rohkem, mis on läbi löönud minu jaoks on järgmise aasta Riigikogu valimised, kus siis presidendi valimiste kampaaniat ja suurt huvi, mis selle vastu on loomulik, võeti siis nagu selle tulevuse kampaania osana, erakonnad said midagi rääkida, pikad kõned, mitte midagi ütelnud, aga rääkida sai ikka ja tänase seisuga paistab, et nüüd see oleks nagu läbi saanud siis, et võib-olla nüüd on pilt selgem mõne võrra, kuigi president on ikka veel valimata. Jah, vaatame, kuhu me sellega jõuame, et me salvestame seda siin 19. augusti hommikupoolikul, et sündmused arenevad kiiresti, nii et kui selleks ajaks, kui teie kuulete on juba midagi muud juhtunud, et siis sellega tasub arvestada. Aga üks asi, mis mulle natuke silma paistab sellel korral, on ikkagi arvestatav hulk siis
ise hakanud presidendikandidaate, mis meie nagu valimiskorda arvestades on pisut selline omapärane, et lõpuks meil ju rahvas presidenti ei vali ja siiski sellel samal 16. aastal oli kandidaate oli ka palju, eks ju, ja olid tõesti need tuurid ja niimoodi, mõned teadsid juba ette, et see tuur on nii-öelda poliitilistel põhjustel on ju. Vastab tõele. Just, aga kindlasti oli ju ka tõsiseid kandidaate, kes siiralt uskusid, et neil on võimalik sellega on ju saada presidendiks, aga neil oli kõigil vähemasti siis osa mõne poliitilise partei toetust, et kui me räägime Reformierakonnast, kes ei suutnud siis otsustada, kas nad on Siim Kallase või Marina Kaljuranna taga, mis oligi see lõhkimineku põhjus, et siis vähemasti mingisugune toetusbaas oli. Aga nüüd me oleme vaadanud, et siin 10 aktiivset kodanikku ühest valdkonnast esitavad mõne lugupeetud inimese, siis veel teised, kolmandad ja siis mõtled, et aga et mis selle siis nagu asja mõte on valimissüsteemis, kus tegelikult parlamendisaadikud ja parteid esitavad kandidaate, et minu meelest see kõigi poolt lugupeetud härra Reinsalu mängis ju selle ilusti kõikide nende kandidaatidega ära, et siis kõik kutsus nad sinna välja, sai rääkida seda sama tühja juttu, mis temale sobis, eks ju, näidata, et ta midagi teeb, ehkki ta teadis loomulikult väga hästi, et ta ei kavatse 90% nendest kandidaatidest isegi tõsiselt, eks ju, kaaluda, aga suutis neile siis jätta mulje, et vaata, kui on niimoodi tore riigimees, eks ju, kohtub kõigiga ja arutab. Et see on kuidagi nagu naljakas ootus minu meelest, mis on tekkinud, et inimesed võivad ise ennast esitada kandidaatideks. Siinkohal võib-olla mõjutus ka see, et nagu mingi pikk ooteaeg oli, kuidagi see ei jaksatud ära oodata. Et ei tulnud neid parteide poolt neid. Ma arvan, et minu meelest seal nüüd oli ka nimesid, kes on ka varem niimoodi kodanikualgatuse korral pürginud presidendikandidaadiks. Et ju on siis kellelgi tõeline südamesoov aastakümneid juba hinges ja siis iga 5 aasta tagant lööb uuesti välja, aga siin ei ole midagi pahandada nendega. Küll aga mis nagu mind kurvaks teeb, on see, et see sama põhimõte, mis on meie põhiseaduses, et see president ei oleks ühe koalitsiooni oma, vaid koalitsioonide ülene, et see põhimõte, millest lähtub ka see 68 häält, et see on osutunud nii keerukaks, et me ju sageli, me võime inimeste poolt kuulata hinnangud Riigikogule, et mida nad vaidlevad leppigu kokku, eks. Nüüd, kui püütakse nagu kokku leppida, eks, presidendikandidaadis, mis on põhiseaduse nõue parlamendile, siis saab parlament pahandada, et mis nad kokku lepivad, siis tekivad mingid parlamentäärid ise räägivad mingist määramisest, aga need Reinsalu ja kes seal Keskerakonna poolt esineb ka üks meesterahvas, mul ta nimi meelde praegu, hea küll pole oluline ka, nende põhimõtteline jutt sellest, et midagi oleks nagu valesti, on inetu. Seda ei peaks poliitikud tegema. Pigem nad peaksid seletama inimestele riigimehelikult, miks see nii on, et meil tahame koalitsioonide üles presidenti ja kuidas selleni jõuda. Et selles mõttes Aga siin on ju 2 aspekti, eks ju. Esimene on see, millele sa juba tähelepanu juhtisid, et meil on Riigikogu valimised on poole aasta pärast ja loomulikult me näeme seda isegi mitte ainult, mis on arusaadav, eks ju, et Reinsalul on pikka aega olnud ainult üks eesmärk, et näidata, et valitsus on läbi kukkunud, eks ju. Kuna see sama 2016 oli täpselt selline hetk, kus seda õnnestuski on ju niimoodi välja mängida, eks ta seal valitsus kukkuski läbi, eks ju, aga et mis saab opositsioonil olla mõnusam tunne on ju, kui seda näidata vastu Riigikogu valimisi. Ja Keskerakond ju tegelikult ajab oma seda otsevalimiste juttu on ju, tegelikult ega nad siis kui nad ajavad seda täpselt kord 5 aasta tagant, siis kui presidendivalimised jälle on, eks ju, aga selles kontekstis seda nagu sisulist kokkuleppimise soovi või tahet
noh, et tõesti tullakse kokku ja midagi arutatakse kokku, seda tegelikult selles protsessis ju praktiliselt ei ole olnud, et see variteater, mida siis Lauri Hussar seal juhatab, on ju noh, tegelikult ju arusaadavalt tullakse sinna lihtsalt nii-öelda oma positsioone ära märkima, aga mingit sisulist kokkulepperuumi väljaspool siis seda, et tõesti sotsiaaldemokraadid on noh, algusest peale põhimõtteliselt öelnud, et me oleme valmis siin koostööd tegema ja on ju seda ka teinud, et muus osas seda ju tegelikult ei ole algusest peale olnud ja ma arvan, et Riigikogu valimised on siin arvestatav põhjus ja isegi, noh, mul pole varem olnud sellist kogemust, et presidenti valitakse nii vastu siis Riigikogu valimisi, et ma näen ka, et ka parteide sisemised teatud hõõrumised valimistega seonduvalt löövad siin välja, et mõned inimesed võib-olla, kes ei ole seal noh, nii-öelda oma juhtkonnaga lõpuni rahul ühel või teisel põhjusel, siis tulevad ikkagi ajalehte ütlema, et siin partei teeb valesti ja sellist kandidaati ei tohiks esitada ja nii edasi. Et see Riigikogu valimiste pitser on siin ikka selgelt peal. No need etteasted on kõik puhtalt seotud nende Riigikogu valimistega inimeste poolt, kes on otsustanud sõna võtta. Ju neil selline õigus on, aga mis mulle nagu, mida ma nagu pikemalt ette mõeldes mõtlen, et hea küll, et me nüüd ühel juhul oleme leidnud kõrge riigiametniku, kes vastas, oli 2/3 vastuvõetav. Nüüd suure tõenäosusega me leiame jälle kõrge riigiametniku, kes on sellele tööle vastav ja selles ei ole midagi halba. Ütlen, et see on kõik väga tore, aga ideaal oleks ikkagi leida selline nii-öelda poliitikast läbi imbunud tüüp, kellel oleks palju lihtsam hakata presidendi ametit pidama ja kelle suhtes saavutatakse selline konsensus. Aga no vaata arut, noh, sa mõtled siis, et pigem siis nagu Toomas Hendrik Ilves kui siis Ülle Madise, aga no mõtleme sellele, et huvitav, noh, võtame selle sama otsevalimiste värgi, eks ju, noh, sellest võib-olla pikalt ei hakka rääkima, et Eesti põhiseaduslikku korda presidendi otsevalimine hästi ei sobi, et ei ole presidendil seda sisulist otsustamisõigust, mis nõuaks rahva mandaati ja kui see ilma sisulise otsustamisõiguseta antakse see rahva poolt kaalukas mandaat inimesele, siis ilmselgelt see tekitab nagu ootuse tema käitumise suhtes, mida ta ei ole võimeline täitma või siis hakkab ta seda täitma põhiseaduse piire ületades, eks ju. Ja noh, see hakkab tegelikult nagu mõjutama kogu seda nii-öelda parlamentaarse riigikorra loogikat. Miks seda juttu räägitakse, loomulikult on arusaadav, sest valdavalt on see rahva seas populaarne, et ikka tahaks ise valida, miks siis ei tahaks, eks ju. Aga arutaks seda sellest valgusest, mida siis presidendikandidaat Ülle Madise on öelnud, et ta on siis vastustanud seda otsevalimise loogikat määratlusega, et Eesti põhiseaduse järgi president on erapooletu tippametnik. Ja ma ei ole päris kindel, et ma temaga nagu lõpuni nõus olen, ma saan aru sellest poolest loogikast, mis on tema nii-öelda tugevaim pool, mis on siis põhiseaduse kaitse, eks ju, Riigikogus vastu võetud seaduste põhiseaduslikkuse kontroll, eks ju, kõik see on väga õige, et seal tulebki olla erapooletu ja juriidiline ja nii edasi. Aga siiski ka põhiseadus annab ju presidendile võimalusi natuke laiemalt poliitikas osaleda kui ainult erapooletu tippametnikuga, sealhulgas ju presidendi esimene veto seadusele ei pea olema üldse põhiseadusest tulenev, see võib olla ka poliitiline veto, et mõelge veel, eks ju, et ei sobi see värk, eks. Rääkimata siis sellest nagu sisulisest rollist, mida president siiski täidab, see on nüüd hästi isiksuslik, eks ju, aga teatud siis nagu ühiskonnale, rahvale teatud mingisuguse suuna andmine või teatud siis sõnumi toomine. Täpselt mingisuguste protsesside mõtestamine, see ei ole siiski erapooletu tippametniku roll või funktsioon, et seal on selgelt ikkagi sellist nagu inimese enda selged hoiakud. Ja tegelikult kodanikud ju sellist ka tahavad, et nad päriselt ju ikkagi ei otsi presidendi ametisse tippjuristi. Ma lisaks veel ühe asja juurde, mis nagu seda Ülle Madise lähenemist toetab, see on nõue presidendile, et ta ei tohi kuuluda mitte ühtegi erakonda, ta peab erakonnast välja astuma. See viimane nõue on
mulle nagu põhimõtteliselt arusaadav või mulle ei ole midagi seda vastu, ainult ma ei kujuta ette, kuidas presidendiks saates peaks inimene loobuma oma maailmavaatest, ta võib küll kui see on, ta võib küll erakonnast välja astuda, aga maailmavaatest ta niikuinii ei loobu. Mina usun, miks ma seda räägin, et meil ei pruugi alati nendest tublidest kõrgematest riigiametnikest olla sealt võtta kedagi, jah. Ja teiseks on ka see teadmine, no praegu on selles mõttes üle suur edumaa on see, et ta nii kaua seda poliitikat ei saagi isegi öelda kõrvalt vaadanud, vaid ta on seal nii kaua sees on osalenud erapooletu põhiseaduse kaitsjana, et talle on see kõik tuttav, et ma kõige rohkem kardan, kui presidendiks saab ütleme inimene, kellel selline kogemus puudub, et kui palun siin nüüd minu järgmiseid lauseid nimedega mitte segada, aga puht põhimõtteliselt näiteks kui inimese suhtlusring on piirdunud professorite ja doktorantide doktoriõppes olijatega, siis see on üks seltskond, aga teine seltskond poliitikuna paratamatult sa ei saa lähtuda, et kõik, kes sinuga suhtlevad, on doktorandid, eks ju, või magistrikraadiga. Sa pead ka suhtuma, et keegi neist tuleb sulle maksumärkideta sigarette müüma, eks ju, seal on ka selline tase, seal ei ole lumpenit, seal ei ole ja seal ei ole kindlasti mingeid kriminaalkurjategijaid, aga see suhtlusringkond nagu on palju suurem ja su sõnum peab olema arusaadav palju suuremale seltskonnale. Ja nii võidki teha nagu väga kiiresti, väga tubli ja väga tore inimene võib seal presidendi ametis kuskil mööda panna ja siis on nagu, endal on kahju ja kõik on hämmingus ja see ei tule presidendi ametile kasuks, et sa pead ikka olema kuidagi rohkem läbi imbunud sellest poliitikast ja kui nüüd mõni võib seda nimetada süvariigiks, mitte minu meelest mingit süvariiki ei ole Eestis, ei ole ka Eestis mingit eliiti, aga on täiesti normaalsed inimesed ja varasem kogemus iga töö puhul, kaasa arvatud presidendi puhul tuleb kindlasti ametile kasuks. Aga võtame viimases osas korra seda, et kuidas me nüüd siis oleme jõudnud praegu siin kolmapäeva hommikuks sinna, et meil enam-vähem kuidagi siis paistab, et Ülle Madise on võimalik presidendiks ära valida. See, et sotsiaaldemokraadid selle Ülle Madise kandidatuuri ühel hetkel välja käisid, see, et Eesti 200 ja siis Reformierakond olid valmis sellega liituma, see on juba nii-öelda läbitud etapp, üsna laias laastus ootuspärane, oli ühine soov tegelikult Riigikogus president ka päriselt ära valida. Aga mina olin veendunud, et Reinsalu laseb selle siiski valijameeste kogusse ära, ja kõik tema varasemad sellised nii väljaütlemised kui kehaliigutused ju selles suunas näitasid, et tegelikult kokkuleppe on neil küll, aga kokkuleppe Keskerakonnaga lükata see valijameeste kogusse ja teada seal siis teab mis tantsu. Aga nüüd on siis värskelt tulnud uudis, et Isamaa on oma seisukohta selles küsimuses muutnud, on läinud siis toetama Ülle Madiset ja nii palju, kui me oleme siis nagu siin on kumanud, et mis selle põhjused siis on, et siin on päris mitu sellist huvitavat aspekti, et üks on, et mul on ausalt öeldes kipub olema natuke kahju rektor Landist, kelle puhul siis tundub, et ikkagi Isamaa oli see, kes ühel või teisel viisil nagu motiveeris seda, et ta võiks kandideerida, et Isamaa võiks teda toetada, Keskerakond siis veendi ka ära ja siis sealt need akna alt ükshaaval neid otsiti, et ta sinna üles tuleks ja siis järsku siis Keskerakond siis ootuspäraselt toetas Tiit Landi kandidatuuri ja Isamaa siis järsku muutis meelt, läks Ülle Madise selja taha ja rektor Land on nüüd kujunenud Keskerakonna kandidaadiks olukorras, kus ei ole piisavalt hääli, et teda üles seada. Aga seda enam, et mis see siis kalkulatsioon oli, et üldiselt
et nagu ma olen aru saanud, et kaks kõige olulisemat asja, et üks on see, et tegelikult ei tekkinud usutavat alternatiivplaani peale selle, et lihtsalt ära rikkuda valitsuse idee, eks. Aga et sellest võib-olla ei pruugi ka parteile väga palju kasu tõusta ja ma arvan, et ka seal on päris palju neid inimesi, kes seda sama 2016. aasta siis läbi kukkunud valijameeste kogu mäletavad, et võib-olla lõpuks on võimalik jõuda sinna, et rikkuda ära ka valijameeste kogu, eks ju, et nii-öelda valitsuse ja sotside kandidaat ei saa, aga see võib tegelikult ju bumerangina sulle vastu pead anda selles olukorras. Ja teine on see, et just värskelt tulid välja ka reitingud, mis näitasid, et Isamaa toetus siin viimasel nädalal on märkimisväärselt langenud, et võib-olla nad vaatasid, et äkki siin selle nii-öelda avantüüriga tegelikult tekib kaotus. Aga et mis sinu tunne on, et kas sa uskusid, et nad tulevad Ülle Madise toetama ja kas nad on siirad selles? Urmas Reinsalu teatavasti on ju Eesti kõige siiram poliitika. Vaata, kuna ma olen nii kaua poliitikas olnud, siis ma arvan, et ka Isamaa tänased liikmed ja valijad andestavad mulle ühe võrdluse, kuna aga see tuleb siiralt. Mina tean kahesugust Isamaad. Ühte juhtis Mart Laar. Mart Laari Isamaa oleks tulnud Ülle Madise kandidatuuri taha esimesel vestlusel ja esimesel intervjuul. Riigimehelikult, mis siis, et opositsioonis olles, aga ta oleks öelnud selgelt oma seisukoha välja ja president oleks saanud valitud ja ka neile meeldiv. Nüüd pärast seda Res Publica liitumist Isamaaga on see erakond rohkem nagu Res Publica nägu ja ka need, kuidas me siis trikid või vigurid või käitumisnormid on oluliselt muutunud, et seal on nagu erakonna reiting on number 1 ja siis riigimehelikkus on seal kuskil 5., 6. või 7. kohal selles reas, mille järgi nagu käitutakse. Ja ühtpidi ma arvan, teised erakonnad juba sellega harjunud, kuna see on tegelik praktika, sa pead selle ära õppima, aga teisest küljest ka vaadates, kuidas Res Publica juba aegadest on parem käitutud, siis mina arvan, et see on mu ennustus, mis mulle endale ei meeldi, aga ma arvan nii, et näiteks president valitakse ära küll Riigikogus, aga mitte esimeses voorus. Et mingi niisugune imelik lähenemisnurk on, millest mina ei saa absoluutselt aru, et esimeses voorus me ei peaks kellegi poolt hääletama, aga teises voorus hääletama. Ja mul oleks meeletult hea meel, kui seekord see minu ennustus ei pea. Et ma ei näe nagu põhjust, et see oleks nagu rohkem vana hea Mart Laari aegse Isamaa moodi. Aga mis sa arvad, et kas see on välistatud, et Reinsalu küll ütleb, et ta toetab, aga tegelikult tekitab olukorra, et kandidaat kukub Riigikogus läbi? Reinsalu puhul ei ole midagi välistatud, nii et siin see, ma ei hakka võrdlema teda teiste Eesti tähtpoliitikutega, aga kuidagi huvitav on see kiindumus ühte poliitikusse, kes väga kõige sagedamini minu meelest vähemalt Aktuaalses Kaameras esineb ja räägib ja räägib ja räägib ja nagu tulemus ei ole relevantne. Aga kui võib-olla veel lõpetuseks, et sa just rääkisid, et esimesest ja teisest, et valitakse ära esimeses voorus, et hari kuulajaid, et mis need voorud on, miks nad on ja kuidas sinna saab ja kuidas sealt edasi pääseb? Kõigepealt kuulajatele siis, et kõige tähtsam on, et sel kandidaadil oleks vähemalt 21 Riigikogu liikme toetus, et ta saaks olla kandidaat. Seega Keskerakonna toetuskandidaadile neid hääli ei anna, Helmel ei ole ka võimalik oma kandidaati tegelikult püsti panna, ehk siis väiksematel erakondadel ei ole võimalik üksinda isegi kandidaati esitada ilma koostööta. Just nii.
ja kuna Riigikogu liikmeid on 101 ja 21 on vähemalt vaja, siis teoreetiliselt saab esitada 4 kandidaati, aga sellel kõigil ei ole nagu suurt sügavat mõtet, eks ole. Esimeses voorus ongi siis see, kes kandideerib, peab saama vähemalt 2/3 häältest, 68 häält. Kui see esimene voor läbi kukub, tuleb kohe minu mälu järgi vist järgmisel päeval teine voor, kuhu esitatakse siis uued kandidaadid. Ja sinna võivad tekkida täiesti uued inimesed, kes üldse esimeses voorus ei olnud, kellest pole keegi isegi kuulnud mitte midagi. Kes pole üheski uudisepojas ka olnud kirjas, et on kandidaat. Ja seal on vaja ka siis 21 hääle rahvasaadiku toetus, et see kandidaat esitada. Aga mis see loogika üldse on? Ma ise olen mõelnud, et praktilises poliitikas, et selle 24 tunni jooksul ei suuda ju seal midagi uut ju kokku leppida. No vaat, minu meelest on see loogika kõik rajatud just sellele, et need erakonnad teeksid koostööd. See on see loogika, see on sund. Et te võite teineteist ööpäev läbi nagu tümitada vastastikku erinevate ideedega, aga presidendi kandidaadi leidmisel te peate seda koostööd tegema. Ja see on Liiani ja teiste põhiseaduse autorite poolt küll julm, aga väga vajalik ja mul hirmsasti meeldib, et nad kuskil vähemalt peaksid jõudma kaugemale kui lihtsalt 51-50 vahekorrani. Aga praktikas teise vooru siiski läheb, esitatakse, kui nüüd keegi ei loobu. Jah, keegi ei loobu, siis esitatakse samad kandidaadid. Ja ka teises voorus siis toimub 2 vooru nii-öelda, lõpuks jäävad 2 kõige paremat ja kui sealt ka 68 ei tule, siis teise vooru lõpuks, siis läheb asi valijameeste kokku. Nüüd Alar Karis, tubli mees, ka esimeses voorus ei saanud muuseas Riigikogus presidendiks valitud ja järgmisel päeval teises voorus õnnestus tal siis häälte arv kokku saada ja sellest tuleb teda kiita. Nii et sinu ennustus on siis see, et 2. septembril, kui lugupeetud Riigikogu liikmed tulevad tööle, esitatakse Ülle Madise kandidatuur, allkirju on seal juba pealt 60. Et praegu 19. augustil ennustades, et Riigikogus ta pigem valitakse ära. Et ta pigem valitakse ära ja kui ta valitakse esimeses voorus, siis ma olen meeldivalt üllatunud ja mul on hea meel, et vaatamata kõigele sellele Riigikogu valimistele suunatud keksumängule, mis seal on nüüd tehtud selle aja jooksul siiski president sai Riigikogus valitud. Soovime siis omalt poolt Ülle Madisele jõudu järgnevateks nädalateks ja poliitilistele parteidele ja Riigikogu liikmetele siis jätkuvat koostöötahet, et Eestile hea president valida. Aitäh kuulamast! Aitäh teile!